Assagioli kohta peab ütlema ka seda, et kuigi ta Sigmund Freudiga elus kordagi ei kohtunud, oli ta ka psühhoanalüüsist niimoodi mitte vaimustunud, aga pidas seda väga oluliseks. Aga nagu ta ütles, psühhoanalüüs on see, mis tegeleb inimese keldriga. Selle iidiga, selle pimeda kohaga ja selle õudustega ei tea, mis sealt nagu üles tuleb ja asjad. Jah, sellega on vaja ka tegeleda. Aga mida Assagioli ütles, et tema jätkab sealt, kus Freud seisma jäi. Ehk teiste sõnadega, keldrist meeldiks tal võtta inimene, panna lifti peale ja viia teda läbi korruste üles kõrgele terrassile. Sest mis seal terrassil on peale keldri? Terrassil on hoopis võimalik vaadata imeilusaid tähti, seda kaunist vaatepilti ja see on tema jaoks psühhosünteesi eesmärk. See ei tähenda, et siis psühhoanalüüs vale oleks. See on üks osa tema jaoks psühhosünteesist. Kuna mäluteooria ütleb, et kordamine on tarkuse ema ja kõike on hea poole tunni jooksul üle korrata, siis ma ütleks mõned põhimõtted uuesti üle. Inimese alateadvus koosneb 3 osast. Madalam alateadvus, keskmine alateadvus ja kõrgem alateadvus. Keskmine alateadvus on see, mis parasjagu teadvuses jookseb ja mida me kohe kätte saame. Madalam alateadvusega on tegu siis, kui me jookseme peaga vastu seina. Ja kui tundub, et me oleme kinni, kuhugi ligi ei pääse, tahaksime pea panna patja ja nutta. Ja kõrgem alateadvus on see, kui on yes, nüüd see tuli, kõik nii peakski olema ja on tunne, et see jääbki igavesti nii. Ja lisaks on siis muidugi olemas see, mis meie teadvuses jookseb. Tunded, mõtted, pildid ja see, kes seda kõike jälgib, jälgija, mis on ka väga oluline. Ehk teadlik mina. Ja siis lisaks on olemas veel kõrgem mina, kellega on vaja ühendust saada. Ja meenutaks üle veel ka funktsioonid. Meil on olemas mõtlemine. Mõtlemine ei ole ainukene. Kui me mõtleme, siis me arvame, et see on ainukene. Meil on olemas tundmine, tunded, mis on meie ürgne tarkus. Meil on olemas intuitsioon, kõhutunne, mis annab meile mingeid teadmisi. Meil on olemas sensitiivsus ehk meelelisus, kui me keskendume puutetundele, keskendume lõhnale, värvile. Meil on olemas iha ehk impulsiivsus, ehk nii-öelda meie looduslikud instinktid, mis annavad meile väga suurt teadmist. Ja meil on lisaks olemas kujutlusvõime, millest me ka mitte midagi ei tea. Kui tihti me kujutleme ennast ette järgmisel puhkuseaeg midagi huvitavat tegemas, näiteks deltaplaaniga lendamas, kui me pole seda kunagi teinud. Need on väga head ja kasulikud harjutused. Ja nende kõikide funktsioonidega tegelemine viib meid samamoodi edasi nagu tavaliste artiklite lugemine maailmast, kosmosest või teadusest. Et areng peab olema 2 pidi. Üks asi on meie tsivilisatsiooni, teaduse areng ja teine on meie sisemine areng. Ja mulle isiklikult meeldiks öelda, et sisemine areng on tähtsam kui väline. Aitäh! Ta alahindas ühiskonna vastuseisu ja ta arvas, et kui inimesed saavad need teadmised, siis nad kõik hakkavad arenema ja see annab väga palju inimkonnale juurde. Ärme alahinda, anname aru, et ka see loeng võib tekitada väga suurt vastuseisu ja sellest ei taheta mitte midagi teada.